Tere tulemast podcasti Õendus nähtavaks. Meil on täna huvitav saade just neile, kes täna otsivad enda tulevikku, väljakutsed. Ja tänases saates meil on külas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased, õendusõppetooli üliõpilased Merele Mill ja Kaarel Lapmaa. Tere! Tervist! Tere! Ja saadet siis juhivad täna Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendusõppetooli juhataja Kristi Puusepp ja mina, Aleksei Kaidenko, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ning Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusjuht. Aga tuleme teema juurde. Et kuidas teie leidsite oma tee just siia kooli? Mereli. Mina võin täitsa kindlalt väita, et ma olen juba 33 ja ma ammu teadsin, et ma tahan õeks saada, aga mul oli see julgust ei olnud tollel ajal ja kui ma nagu kodus nagu rääkisin omal pereliikmetele, et see on nii äge, siis kuna nemad nagu kardavad seda, et siis ja lähtusid siis enda vaatest, et kuidas on, siis nad arvasid, et sa teed nalja, et sa ei saa sellega hakkama. Ja siis mina olen siis nagu niinimetatud 3. korral siia sisse saanud, aga see oli lihtsalt sellepärast, et ma olen Pärnust ja Pärnu grupis on nagu vähem nagu keda võetakse. Ja tollel ajal ma tunnistan, et ma ei valmistunud väga hästi ette seda vestlust, et ma vaatasin küll seda kodulehte ja kõik sellist, aga ma ei olnud nagu niimoodi, et ma olin nagu, mõtlesin, miks ma ei peaks saama, et see peaks ju... See ei mõelnud läbi ikkagi seda sisseastumise momenti. Ja siis, kui see esimene see vestlus oli, siis kui ma lõpetasin selle, siis ma teadsin, et ei, ma ei saa, see ei ole võimalik, et ma puterdasin, ma olin nagu selline, et ma ei olnud nagu, ma ei olnud... Pilt ei olnud selge. Ei olnud kindel. Ei olnud. Ja siis ma mõtlesingi, et mis ma siis saan selleks teha, et ma saaks selle pildi suuremaks. Ja ma läksin Pärnu haiglasse siis operatsiooniblokki hooldajaks tööle ja siis ma sain nagu selgelt aru, et see on nagu täiesti minu asi, nagu mulle väga-väga nagu meeldib see, siis ma võtsingi endale eesmärgiks, et nii, et nüüd Merili pead nagu sisse saama, et mis sa siis pead selleks tegema ja siis ma süvenesin, siis ma läksin, ei saanud ka teine kord, see oli sügisel, ma tegelikult nagu lõppkokkuvõttes sain, kui oli nagu eest nagu inimesed ära öelnud, aga siis ma olin võib-olla võiks öelda, et natuke liiga perfektsionist, aga mõtlesin nagu ei. Kui ma esimesega nagu ei saanud nagu ausalt, nagu maksimumpunktidega vestlusasjad, et siis ma nagu lükkan seda edasi. Aga sa oled sees ja meil on selle üle väga hea meel. Aga Kaarel, kuidas sinu teekond kulgnes? Tere. Mul kulges niimoodi, et peale gümnaasiumi ma asusin Tartu Ülikooli ja otsisin humanitaaralast eriala, sest mul oli üldse plaan õppida õpetajaks. Sain ajalukku ja usuteaduskonda sisse, vaatasin, et usuteaduskond on väiksem ja religiooniuuringud oli see eriala, siis, mis mind huvitas. Õppisin seda, pool aastat sain aru, et ei taha nii palju lugeda, tahaks midagi teha. Ja siis läksin Kaitseväkke, talvise kutsega olin seal aasta ära ja siis tuli uuesti talvel asuda õppetsüklisse. Sain aru, et õendus on üks asi, kuhu saab talvel sisse astuda. Nii et Kaitseväes olles sõitsin just sellel ajal Lätti ja sellel ajal oli ka mul siis koolivestlus ja keset sõitu ütlesin ülemale, et tõmbame kuhugi siia tanklasse kõrvale, et las ma teen vestlus ära ja läks hästi, sain nagu esimese korraga sisse, et tundus, et kõik märgid on olemas, et võib õppega alustada ja aga Kaitseväes sa puutusid ka kokku just parameediku
kutsega või just, midagi sarnast? Et talvise kutse ajateenijad saavad õppida siis põhimõtteliselt drill-seersantideks sõja ajal jaoülemateks ja autojuhtideks ning mõned üksikud saavad ka siis parameedikuteks õppida. Mina olin üks nendest, kes õppis parameedikuks. Nii et teenistuse ajal ma olin parameedik drill-seersant ametikohal. Ja siis see õpe, mis oli sõjakatastroofi keskuses, oli äärmiselt huvitav ja meditsiiniala hakkas nagu huvi pakkuma, et varem ma olin justkui sellisel humanitaaralal, mis on natukene üldisem ja ma tahtsin midagi konkreetsemat ja see õendusala tundus konkreetne eriala, kus on konkreetsed tulemused ja eriti just see erakorraline meditsiin, mida ma sain ka siis praktiseerida ka kaitseväes, sõites 2 korda siis kiirabi vahetusi, mis on üpris väike aeg, aga põnev oli ja sai näha nagu reaalajas neid tulemusi, mis sinu tegevustel on, kui sa administreerid õigeid ravimeid, jõuad õigel ajal kohale, viid patsiendi õigel ajal haiglasse, kohe näed tulemusi ja see oli see, mis mind huvitas. Praktiline väljund, praktiline õpe ka. Just, et seal oli õpe praktiline ja ma vaatasin, et tõendusõppekava tundub minu asi, sest ma vaatasin, et ajalugu, usuteaduskond, seal on väga palju raamatu lugemist, siin on ka raamatu lugemist. Siin kindlasti tuleb. Ja siin tuleb ja siin on, aga ikkagi õppekava on vägagi suunatud praktilisele osale. Rakendusliku laadi. Just, ja see oligi see, mis me tõmbas. Kuigi ma ütleks, et üks suund, õendusvaldkonna suund on teadustöö. Just. Ehk on võimalik peale rakendusliku hariduse kättesaamist, teie lõpetate juba bakalaureuse kraadiga ning minna õppima edasi. Ja kes teab, võib-olla te oletegi need tähed, kes kunagi ka lõpetate doktori kraadi kaitsete väitekirjaga, kes teab. Aga ma küsiks, Merli, kas see oli praegune haridus, mida sa omad, on esimene haridus või sul on mingi haridus eelnevad? Okei. Sellepärast, et mida ma võiks nagu meie podcasti kuulajatele võib-olla mainida, et meil koolis on väga palju ka õppivad need üliõpilased, kes tulid ka teise ja mõned võib-olla ka 3. hariduse järgi. Ehk see tähenda kindlasti see, et inimene, kes on juba 30 pluss, 40 pluss, et ei saa vahel ka 50 pluss. Meie enda grupis on päris mitu tükki neid, kes on samamoodi, on eelnevalt mitu haridust on all ja teed ja ikka leidsid tee siia. Just, et ma julgustaks meie kuulajad ka natukene täiskasvanu, kui need gümnaasiumi lõpetajad, ka vaadata seda teekonna peale, et võib-olla on just teie tulevane kutseala. Aga see valik siis, mis sai tehtud. Merili oli väga kindel, 3 korda proovis. Kaarel 1 korra proovis midagi muud ja leidis, et ei ole ikka see. Kui te nüüd olete siin tänaseks natukene üle aasta õppinud, te olete 2. kursusel, eks ole, et tulnud siis aasta tagasi talvise vastuvõtuga ja nüüdseks on ka esimene praktika 1. kursusel läbitud, sügisel on juba kliinilise õenduse praktika. Kas te olete õiges kohas? Mina kindlasti. Ma nii ootan juba meie kliinilist praktikat. Reaalselt nagu väga ootan ja mulle väga-väga nagu meeldib. Just ma tunnen, et see on kuidagi nii asjalik on see kõik see asi. Ja ongi sama nagu Kaarliga, mulle meeldib praktiline asi nagu hästi palju. Ja samas mulle meeldib see, et ma saan nagu tugeva teadmise ennem, sest ma tahan tunda ennast kindlalt. Ja kui mul ongi see, et meil on need loengute see, meil on läbi töötamine, kõik see on nagu nii mõnusalt üles ehitatud, et kui ma lähen sinna praktikale, siis ma tunnen ennast kindlana. Päriselt selles osas, et ma tunnen kindlana, et vähemalt mul on mingid teadmised olemas. Kaarel, kuidas? Sul? Ei ole tüdinenud? Ei ole tüdinenud, et
minul huvi on ainult kasvanud ja see õppekorraldus on ka nii, et lähme nagu alt ülespoole või baastasemelt natukene kõrgemale ja nüüd ees olev kliiniline praktika on selles mõttes just eriti põnev, et saab seda asja teha, milleks ma justkui siia õppima tulin, et ma tahangi teha neid õendustoiminguid ja nüüd me saame neid praktiseerida, nii et sama asi väga põnevil ja väga ootan ja esimesel võimalusel tahan sinna praktikale hüpata ja meil on see pikk aeg praktikat teha, nii et mul on täitsa suur usk, et asjad saavad selgeks. Kindlasti. Ma küsin niimoodi Kaarele käes, et meie podcasti sarjas oli ka eraldi saade Mehed õenduses, et kus me kohtusime meie vilistlastega ja ka mis arvad, et kui meie kuulajate seas on noormehed, mis sinu soovitus oleks neile, et nad mõtleks selle kutseala peale nagu õendus? Kas sind ei riiva sõna õde? Mind isiklikult ei riiva ja ma arvan, et meesterahvaste puhul, et mida tasub mainida on see, et õendus on äärmiselt lai eriala ja selle laia eriala võimalused võimaldavad igasugust erinevat tööd teha, et tihti meesterahvad tulevad siia just erakorralise suunitlusega, nagu mul endal ka on, aga reaalselt tean inimesi, kes tahavad ka näiteks pereõdedeks õppida ja neid eriala väljundeid on veel ja veel, tegelikult läheb igal pool õdesid vaja, et leiab, mida on vaja teha, lihtsalt siht peab silme ees olema ja peab alustama. Ja mina lisaks tegelikult siin juurde selle ka, et meil on praktikad niimoodi üles ehitatud, et me saamegi kogeda kõike nagu, et me ei pea olema nagu kindlalt ainult teatud selles, vaid ongi näiteks sama kliiniline, me saame jagada selle 2, et nagu saame minna ortopeediasse või intensiivi või noh, kuskil sellesse, mis panebki see, et kui sa algul mõtled, et noh, ma tulen kindlalt, et minust saab operatsiooni õde, siis nüüd mulle juba vaatad, et see trauma on päris põnev. Ja siis nüüd oled rohkem näinud. Et siis tekibki see ja ma sellepärast juba ütlengi, et ma nii ootan, et ma ei tea, kuhu mind saadetakse, aga et ma ootan, et ma juba tahangi jagada selle ära, et ma tahan näha teisi osakondadel veel ja ma tahan see vaimset poolt näha ja ma tahan just seda pereõde ja kõike laste tervist. Et selles mõttes see on nagu hästi jah, eks see on ka see eesmärk tegelikult, et siin kooli ajal näha võimalikult palju, et siis tulevikus teada, kuhu suunda nii-öelda sammud sättida. Just. Aga võib-olla ma küsiks teie käes, kuidas teile tundub õppetöö korraldus koolis? Ehk see mitte ambulatoorne, vaid auditoorne töö. Ja kohe näha, et Aleksei tuli just kiirustas haiglast siia, nii et on veel üks jalg jäi sinna maa. Just, et auditoorne töö, praktika, need vahekord või ettevalmistuspraktikaks ja Zoomi õppe, face to face, selles mõttes kohapealne õppe, et kuidas te nagu oma nagu kogemused kommenteerite kuulajatele? Alustada. No, enamus õpet meil on olnud hetkel auditoorset õpet või noh, seda teooriaõpet on olnud Zoomis ja ka tegelikult on ka täitsa kohapeal õppesessioonid olemas ja toimuvad. Et ma ütleks selle juures nagu positiivselt poolt, et kui on kellelgi tahtmist Tallinna tervishoiu kõrgkooli tulla, siis ei pea olema otseselt Tallinnas. Tegelikult saab oma õpet korraldada ükskõik, mis põhimõtteliselt Eesti linnas. Leiab need variandid, et kool on väga harali lükanud enda käed ja võtab põhimõtteliselt õpilasi igalt poolt hästi vastu. Et õppetööst nagu selles mõttes maha ei jää, et meil on küll koha peal õpet, aga meil on ka väga palju kodus sükest õpet ja lugemist, mis nagu võimaldab kõigil õppida seda eriala. Ja põnev on olnud tegelikult, nagu kõige enam jäävad muidugi need päevad meelde, mil oled koha peal, aga mina isiklikult leian, et õppejõud annavad need väikesed viited, mingid väikesed huvikohad toovad välja ja siis hakata ise uurima, see on nagu see kõige põnevam osa ja
eks enamus ülikoolid ja kõrgkoolid korraldavadki oma õpet niimoodi, et tegelikult peab ise lugema, ise uurima, ise huvi tundma, aga õppejõud on täitsa olemas, annavad need alged kätte meile. Õppejõud suunab, eks ole, materjalide juurde ja mulle just meeldibki see, kuna ma olengi Pärnust, et mulle meeldib see, et ma ei pea kogu aeg koha peal käima, mulle sobib see kodus, ma olen loonud endale selle Zoomi õppimiseks niimoodi kõige parem on tingimused, on ju. Oma nurk. Ja oma nurk täiesti, on ju. Ja mulle meeldib just see ka, et nagu mingid asju ma tahangi kodus keskkonnas võtta neid asju, ja meie õppejõud suudavad meile seda nagu anda ka Zoomi teel edasi. Et see selles mõttes, ja siis, kui sa tuledki siia Tallinnasse, siis sa kuidagi nagu nii hea on sealt keskkonnast välja tulla, tuled siia, teed käeliselt läbi ja siis lähed. Et mina näiteks väga ootan oma neid päevi. Mulle just meeldib, et on kord Zoom ja kord on nagu koha peal, et kogu aeg ma tunnen, et ma võib-olla ei jaksaks olla nagu koha peal kõik need 3 päeva, et meie oleme selles variandis, et esmaspäevast kolmapäevani. Sest see annab ka mulle selle võimaluse, et ma käin täistöökoht nagu ju tööl ka. Eks ju, Tahtsin just jõuda sinna. Kas senine nagu Tallinna Tervishoiu kõrgkooli see õppekorraldus võimaldab teil ka käia tööl mingi koormusega? Jaa, mina olen täiskoht tööl. Ja ma just täna hommikul sain nagu pikemalt magada üle, ma ei tea mitme kuu, sest ma võtsin puhkuse see nädal, et aga muidu ongi niimoodi, et ma olen esmaspäevast kolmapäevani koolis, neljapäev reede on mul 8-tunnised ja kõik laupäevad on mul valved. Ja siis pühapäev on siis vaba ja siis esmaspäeval algab siis koolitöö, on ju. Aga mina kogu aeg mõtlen selle pealt, algul ma tundsin küll, et natuke palju, on ju, aga kuna see on minu jaoks tegelikult isegi natuke väike aeg, on ju, sest veebruarist juunini, on ju, et kohati see periood, kui meil oli see praktika, siis ma natuke igatsesin seda kooli, mulle meeldis see rütm, mulle meeldis see, et need 3 päeva ma täiesti keskendusingi ja olin nagu selle kooliga ja saab väga hästi saab teha nagu seda, mis ongi selle õppe puhul nagu. Ma täpsustaks, et kas sa töötad tervisevaldkonnas? Ja, ma olen operatsiooniblokis hooldaja. Okay. Kiidan heaks. Ja sellest ma ei kahtle, eriti arvestades, et Kristi on operatsiooniõde ja aastaid seda tööd teinud. Nii, aga Kaarel, kuidas sinu võimalused on? Mina teen poole kohaga tööd, võtan natukene rahulikumalt, et võib-olla Merili siin ilmutas ära, et kui palju tööd peab tegema, kui palju peab õppima. Ma veel tahaks nagu oma mütsi maha võtta nende lapsevanemate ees, kes õpivad meie õppekaval ja neid on äärmiselt palju ja tulevad nii hästi toime, et nagu megalt lahe. Mina võtan nagu rahulikumalt ja minu eesmärk on just need teadmised nagu sügavalt kaasa võtta endaga. Sellele ma keskendun, aga ise töötan ka tervishoiu valdkonnas ja samuti olen hooldaja. Küll ortopeedia osakonnas. Kuidas te nagu tunnete, et see teie töö, see on tervishoiuga seotud, teie õppimisele kaasa aitab? Meeletult hästi. Lihtne ei ole siin ja õige sõna võib-olla, aga et kuidas see tugi, et kohe saad praktikas nagu jälgida midagi ja... Ma lihtsalt ütlen teile, et see on nii lahe, kui sa õpid anatoomias seda maks ja magu ja kõik see ja siis toimub nagu lahtine lõikus või laparoskoopiline, siis nad lähevad sinna sisse, sa näed, ma nagu, näete, see on see, mis ta rääkis. Tunned ära. Täiesti ja siis ongi see, et see tekib selline... tundmise rõõm. Ja nüüd on nagu, meil oli just farmoeksamine ja oli kliiniline ja siis oli niimoodi, et kuuled neid rääkimas nendest plakaatoritest, ma nagu, ma tunnen nii targalt, et koksiib, ma tean, see on 2-2 selektiivne. Et selles mõttes, et see on nii nagu väiksed rõõmud, aga see annabki selle, sest kui ma oleks nagu hästi võõras selle koha pealt, siis ma arvan, et ma nagu võib-olla nii palju kui seal McDonaldsis oleks seal vabakassa. Ja ma tahan Kaarlit tänada, aitäh, mina teen ka seda ma olen üksik ema ja teen seda oma lapse kõrvalt, nii et ma ütlengi teile, et see tegelikult on ka meiesugustele üksikemodele näiteks võimalik, et kui sa ei ole veel eelnevalt jõudnud sinna kohta, et sa tead, mis on see, mida sa teha tahad, sest vanus on number. See on nagu kõige parem siin. Kas oli nagu midagi ka sellist, et mis üllatas kooli tulles, et ootasite midagi muud? Ma mõtlen ka kas või õppekorralduse koha pealt,
ja siis tegelikult nägid, et oi, et oleks ma seda teadnud, oleks kas valmistunud teistmoodi võib-olla või selline asi üldse ei meeldi. Et midagi sellist oli teil? Mina mõtlen, kui me tegelikult mõtleme selles mõttes, et siis mingites ainetes näiteks on ju see farmakoloogia, siis mina tunnistan, et ma hästi palju tegin ise tööd, selle nimel Kaarel ka tegi, ma oleks tahtnud seda rohkem. Või siis anatoomia, anatoomia oli see, mis meil oli hästi palju, me sattusime just ka ikkagi selle ajal, mis oli nagu Zoomis. See oli ka selline, et ma tunnistan, ma oleks tahtnud seda niinimetatud vanakooli, et mul on iga mingi teatud see elundkond on, nii, meil on test selle kohta nagu tugev, et ma saan päriselt aru. Sest kui me praegu küsime, siis ma päriselt ostsin nüüd endale uuesti anatoomia täitsa raamatu koju, et meil on sisehaigus, siis ma alati võtan ennem selle osa läbi, sest läheb ära. Jaa, lohutuseks võin öelda, et iga nädal ma ei oska öelda, et kas ma peale juhtun, aga võib-olla paari nädala tagant küll, kus anatoomia õppejõud oma kabinetis anatoomia raamatut lehitseb ja sealt ka vaatab järgi, nii et see on täitsa loomulik. Just. Ja anatoomia raamat endal kodus olemas, väga hea. Just, ja väga hea oleks nagu juba enne erialale tulekut natukene vaadata neid anatoomia asju, et see on niivõrd suur baas siin, et see on vajalik. Ma ise olen väikeste äppide peale mänginud mänge, kus mis asub ja mis keeles, kuidas on aidanud? Äärmiselt palju on aidanud, väga-väga palju, et ma ütleks siin kohal ka, et kui natukene haarata ladina keelt, siis kogu õppekava on äärmiselt palju mugavam ja arusaadavam, sest enamus meditsiiniterminoloogiat on niivõrd palju ladina keelest, et natukene vaadata enda ravimeid, vaadata, mis seal kirjas on, siis tegelikult kõik on nagu loogiliselt pandud, ega keegi lihtsalt niisama neid sõnu seal kokku ei pane, nii farmakoloogias kui ka anatoomias. No see ongi see, et me peame õppima, õdedena me niikuinii peame terve elu jääma ka õppima juurde, et me ei saa jääda nagu sest see kõik areneb. Ja sellepärast ma ütlengi, et mina ei olnud väga pikalt koolis käinud ja ma kui tulin, ma ei osanud õppida. Päriselt ma ei osanud üldse õppida, nagu see tundus nii, aga meil oli kõik see sissejuhatus õppimisse, kus oligi see, et koosta kalender, algul mõtled nagu, ma ei ole laps, vaata, miks ma pean tegema? Hiljem oli niimoodi, ma siiamaani kasutan neid teadmisi, mis meil sealt saime. Siiamaani mul on nüüd see kalender asjad ja ma päriselt õppisin seal õppima. Ja see ongi need, et meil on tehtud nagu see baas ka, et kui sa tunned ennast hästi ebakindlana algul, sind aidatakse. Ja ma ei ole kordagi tundnud ühegi õppejõu poolt, et nad ei tahaks meid aidata või nad ei tahaks, et mine küsi. Päriselt nagu Peeter Loit on ehtne näide nagu, lihtsalt tule ja küsi ja räägime, vaata, et võib iga kelsuga rääkida kõigest. Ja meie kooli anatoomia õppejõud Peeter Loit. Ja, Peeter Loit, meie raudvara. Kindel. Aga jah, et õpinguteks, aga ma küsiks teie käes, et millised on teie väljavaadet tulevikuks? Teil on veel õppida, küll, aga kas te olete mingi seda valdkonna endale juba valinud, kuhu te soovite minna edasi või veel vara rääkida? No, kindlasti olen mõelnud midagi. Kindlalt ei saa ära öelda, mida teha, ma olen nagu valikuid ikka veel vabalt väljas, et mida teha ja mõtlen seda asja, aga üks asi, mis huvitaks, on magistrikraadi edasi õppida siit, ka tervishoiu valdkonnas samamoodi, sest siin õppekava on 3,5 aastat, magister sinna otsa on kõigest 1,5, tegelikult ei ole väga raske selles mõttes ajaliselt. Küll, aga tegevus on alati raske. Ja kindlasti meditsiini valdkonnas saab ilusti ronida ülespoole, et võib-olla vaadata kiirabisse, mina isiklikult väga tahaksin küll kiirabi valdkonda vaadata, uurida, mis seal teha saab. Muidugi kartuses, et võib-olla põlen läbi, aga mine tea, et tahaks lihtsalt vaadata, uurida, võib-olla sealt edasi õppida brigaadi juhiks seal, või siis ka siuke variant, et arstiteaduskond on ka väga huvitav ja kui natukene üritada pürgida,
ehk on seal ka šanssi, et mine tea, kõik uksed on lahti, kõike saab veel uurida. Et see on nendele siis eriti hea, kes hüppavad otse gümnaasiumist tähendusse, et kuna valdkond on lai, siis saab natukene olla siin, saab natuke olla seal, saab tööd teha, saab õppida, kõik saab nagu üksteisega kokku panna. Aga ma küsin siin võib-olla teile mõlema käes, kuna te olete mõlemad aktiivselt praegu ka käite tööl tervishoiu valdkonnas, siis kindlasti te hoiate kõrvad lahti ja uurite, et noh, millised on õdede palgad ja töötingimused ja kuidas meelestatus on õdede seas ja noh, kuidas te paari lausega kommenteerite meie kuulajatele, et mis meie valdkonnas praegu toimub? No nii. See on see küsimus, mida suud. Mina ütlen, et see palk, mis hetkel, see on väga motiveeriv. Hooldaja koha pealt konkreetselt nagu väga suur vahe. Väga see, ja arvestades ka, kui raske see töö tegelikult on. Aga siis see ongi minu meelest, see palganumber on väga suur motivaator, motiveerib mind. Ja teine on see, mis mulle ausalt meeldib, on see, et iga aasta tõstetakse seda. Mul pole ühtegi eelnevalt ettevõtted on, kus ma tean kindlalt, et kevadel on see, et sul ikkagist kas või 20 senti tunnis tuleb juurde. Aga võideldakse meie pärast ju tegelikult päris palju. Ja olete igale pool oodatud kogu aeg, eks? Ja, just. Ja oligi see asi, et mina ei saanud vastata, ma tahan väga rääkida, et mina kogu aeg mõtlesin operatsiooni eest ja ma ei ole seda mõtet nagu maha matnud, aga ma olen ka järjest enam hakanud mulle see vaimne pool ikkagist meeldib ja mulle meeldib just seda osa, et kuidas hoida ennast, sest meie õdedel on väga suur koormus, ja seepärast meil ongi vaja õdesid nii palju Eestis juurde, et siis, et kuidas hoida ennast, kuidas nagu ka sellega kõik selle, edasi, et kui ma tahan ennast arendada edasi asjad, et tasakaalu leida, et siis see on ka selline võib-olla asi, mis mulle südamelähedane on, ja seda on ju hea teha, olla sisetöötav õde, siis sa koged ju kõige paremini seda läbi. Ja kiirelt vilksamisi nägin mingit ka statistikat, et ma praegu nüüd ei oska kohe peast öelda allikat, aga et tegelikult õdede töökoormus on ilmääral ikkagi tõusuteel, et selle pealt ka kindlasti tuleb seda tasustatust ka natuke rohkem juurde, aga see on võib-olla, ma ei tea, kas siis negatiivne või positiivne, et selline asi on ka olemas, aga jah, palgad on väga motiveerivad ja just see ongi väga lahe asi, et 3,5 aastat enda õpet ära, saad bakalaureuse kraadi alla ja saad tegelikult sellise töökoha, kus sind vähemalt rahaliselt väärtustatakse, töökollektiivi leiab ka kindlasti. Erinevad osakonnad ja väga palju toredaid inimesi on tegelikult koos. Kõik tahavad inimesi aidata. Oleks ma investor, siis ma tõesti ütleks teile, noored, te tegite õiget valikut, õiget investeeringut, et see amet mitte kunagi ei saa otsa, see töö ei saa otsa. Ja te alati leiate tööd endale ja ta on rahvusvaheliselt tunnustatud. Esiteks teie õppekava, mida te lõpetate, on Euroopa direktiiviga kaetud. See tähendab see, et Eesti diplom üle Euroopa Liidu igal pool on tunnustatud. Lihtsalt iga riik seab oma need vastuvõtu tingimused sinna sisenemiseks tööturule. Aga kindlasti, et ka Ameerika Ühendriigid ja Kanada, selles mõttes probleemi ei ole. Et te olete nagu üle maailma hariduse saanud. Et selles mõttes, aga see nagu kõrvalepõik ei olnud üldse mõeldud selleks, et meie inimesed lahkuvad Eestis. Et meie õpetame hea meelega need, kes tulevad, me ootame. Haigla juhina mina ütlen, et tõesti me ootame noori kolleege tööle, praktikale. Õdede vajadus kasvab iga päevaga, nii nagu ka teie mõlemad märkasite, et töö väga intensiivne, töö on väga
nõuab teadmisi, mis omaette nõuab ka pidevalt enese täiendamist, enesearendamist. Siin on tõesti on õenduse valdkond on väga selline intensiivne nii töö osas kui ka enesearendamise osas. Aga see on nii tore, et see eneseareng kui toimub, et kui sa tegelikult võrdled, mis kunagi oli, et siis nüüd on hästi palju ikkagi, me lähme sinna maani, et me väärtustame õdesid, me väärtustame, et nad tulevad meile tööle, me nagu näeme vaeva, et nad tulevad, me hoiame neid, me üheskoos loome selle parema keskkonna, et kus sul on, et inimestel on meeldiv tulla tööle, et sest ja Eestis mina ei taha minna välismaale. Ja kui õpid ka õendust, siis on näha, et kollektiivis suhtumine on väga positiivne. Kohe, kui sa oled tervishoiu valdkonnas tööl ja õpid selles juurde, siis kõik hoiavad nagu seda, kõik hoiavad meeles seda, et sa õpid ja kui on mingi võimalus midagi näidata, midagi uurida, midagi teada saada, siis jagatakse seda ja ollakse väga soe. See on hästi tore, et kõik inimesed, kes on tervishoiu valdkonnas sees, vähemalt minu kogemuse järgi, kõik on väga soojad, armsad inimesed ja teevad seda ikkagi nagu puhtast tahtest aidata inimesi. See on väga armas. Kuidas teie perekonnad, vanemad, õed, vennad, lapsed toetavad teid? Minu laps toetab mind väga, talle väga nagu meeldib see ja ta käib, kui meil kodus Zoom on, siis ta on ka vahest seal loengutes. Õpid kõrvalt juba. Õpid kõrvalt ja kui ennem oli kogu aeg see, et ma töötasin ennem turisminduses, sest olin turundusassistent, et siis oligi see, et mis ta kogu aeg tahtis sinna, siis nüüd ta vaatab neid ja ütleb, ei, see on palju ägedam, et see on väga lahe. Ja pere ka ikka muidugi toetub, sest ma tunnen, et ma vist ei saaks ilma peretoetuset üldse nagu hakkama selles mõttes ikkagist, et kuna mul on 10-aastaseks saab tütar alles, et seal on vaja tuge. Aga, ja sõbrad, ma ei tea, minu meelest nemad on nagu eriti elavad mulle alati kaasa ja nagu ütlevad, et issand, et sa oled meile nagu eeskujuks, et saavad oma õe. Jah, just, kohati see ei ole väga tore, siis ma tihtilugu emale juba ütlen, et ema, ma veel ei tea neid asju, vaata, et helista ikka arstile, palun. See käib asja juurde, siin ei ole midagi teha. Ja perekonna tagasiside on väga positiivne ja naljakas on näha, et ükskõik mis meditsiini valdkonnas õpid, siis ajapikku saab sinust perearst ja nii need asjad lähevad. Nõunik, tervishoiu valdkonna nõunik. Aga vastutust pannakse nagu perearstile, et mis ma nüüd teen, et mis see teeb ja mida see tähendab ja mul on ema ja isa mõlemad on nagu äärmiselt toetavad sellega, et pidevalt saab nendega räägitud nendest asjadest, et mida ma õpin ja neid ise huvitab ka just näiteks enda prismast vaadates, et enda vaateprismast, et mul oli selline asi, et mida see võib tähendada ja siis süke saab arutada ja tegelikult minu ema on ka süke kaldub sinna nagu sotsioloogia nagu valdkondade peale, et ta õpib nagu teraapiat ja just liikumisteraapiat, kuna ta on terve elu olnud koreograafia ja tantsuõpetaja. Siis teda huvitab ka see valdkond, teda huvitab see keha hoidmine ja kõik need sükesed valdkonnad. Te saate need küsimused omavahel niimoodi, nagu professionaalselt tasemel arutada. Ma ei tea, kas nüüd professionaalselt tasemel, aga mitte eksperdid, aga ikkagi professionaalid. On küsimusi on ja vastuseid on, selles mõttes küll, jah. Jah, aga siin kohe peal lihtsalt lõpetuseks küsiks teie käes, kas te õpite ühes rühmas? Just. No nii, aga iseloomustage paari lausega, milline õpperühm teil on? Mida te võtate vabal ajal ette koos? Kas te käite kuskilt väljas või kuidas teie elu väljaspool klassi on toimub? Mina olen veendunud nohik, nii et mina puutun kokku eelkõige selle õppepoolega ja õppepoole poolt on see, et algusest peale, et meil alguses oli raske, et esimesed tunnid olid Zoomis, ei saanud aru, mis täpselt toimub, kus sa oled. Aga meie õppegrupp leidis 11 üles ja võtsime ennast ilusti kokku ja nagu õppeinfo liigub äärmiselt hästi ja tegelikult kõik saavad minu meelest päris hästi läbi ka ja väga armas
mina tunnen, et hoitakse kokku ja tähtajad jõuavad ikka vähemalt ringiga kohale, kui on mingi töö ootamas. Et see mõttes on väga tore ja Meriliga meil on see tore, et me teeme koos enda uurimistööd. Meie lõputöö koos. Lõputöö on koos, et väga tore. Mis teema on? Õendusabi lapsele ja perele Liisa Hapniku näol kodus. Ja hapnikravi korral siis. Hapnikravi, aga ühesõnaga sellega me tegeleme, et võib-olla peab minema natuke laiemaks sellega. Aga meil on meeletult äge juhenda, päriselt Sirje Tarjeste, vabandust. Ja tema ja ta on nagu väga toetav ja see ja on ka ma nagu Kaarliga nagu jagan seda asja, aga ma leian ka seda, et meil on tekkinud ka rühmas Kaarel on näiteks üks nendest, kes on selline hästi selline maandus, nagu ütleme niimoodi, et seal peab tekkima, sest kui on palju naisterahvaid, siis on palju emotsioone, et siis meesterahvaid peab olema, sellepärast on tore, et ühenduses sinna ka meesterahvaid tuleb, sest naistena me ikka keeme üle ja teeme, et siis ka, mulle meeldib Kaarel tihtilugu, kui ma tulen midagi on, ma ei ole tugev selles UTM-is, ma nagu üldse ei ole tugev selles, siis Kaarel nagu Merili, rahu, hinga, vaatame, ma aitan, kas sa tahad? Tule, teeme, istume koos, vaata. Ja vahel on sellist surakat vaja. Meesterahvana ei ole väga raske ka olla see maandusefekt, kui Pikse varras. Ja kui sa tuled kooli ja siin tegelikult õppekaaslased on nagu, üks meesterahvas on siin, nagu sa saad nii palju positiivset energiat, et sul on lihtne ennast üleval pidada, vaata, et ei ole väga hull. No klassikaline õendus on ka klassis. Toetatud teineteist ja olete üksteisele nagu toeks ja abiks. See on suurepärane. Ükskõik mis valdkond seal, kus on mehed või naised, kus on rohkem mehi seal väärtustatakse seda enam naisi, kus on rohkem naisi seal väärtustatakse seda enam mehi. Et selles mõttes meestele positiivne külg ka selle eriala poolt kindlasti. Suurepärane, meil 12. juunil algab uus vastuvõtt ja juba 12. juunist saab siis esitada avaldusi. Kui nüüd anda nendele, kes soovivad kandideerida õeõppesse, mõned soovitused, mis need oleks? Tee selgeks, mida sa tuled õppima. Meil on kodulehel, nagu kõrgkooli kodulehel on kõik informatsioon olemas. Tee see enda jaoks selgeks, sellepärast, et tegelikult sul on seda vaja. Ja mina ütleks, et kui on tahtmist, siis tuleb ennast lihtsalt kokku võtta ja see avaldus ära teha ja need asjad ära teha, need ei ole äärmiselt rasked. Et võivad tunduda väga suured ja rasked asjad, aga kui hakkad vaikselt pihta nendega, siis saab kõik asjad tehtud. Põhiline on see, et ma ütleks, et ärge lihtsalt magage võimalust maha, et kui tekib tahe, proovige kas või. Et proovige hästi ja küll kõik läheb nii, nagu te soovite. Et lihtsalt pange natuke aega sisse ja küll tulemused tulevad. Just, ja isegi need, kellel mina olen siis näide, kellel keskmine hinne ei olnud hea, et isegi nendel on, nagu mul ei olnud kõige parem, ütleme niimoodi, et isegi nendel on tegelikult sul lõppkokkuvõttes võimalus, sellepärast, et need, kes meid sisse võtavad või et siis astub intervjuul on, siis nad näevad lõpuks ära, kes sa tegelikult oled ja see nagu loeb väga palju. Koguge julgust, tehke ära just, nagu. Ja ei tasu püssi põõsasse visata, kui ei õnnestu. Et siis õnnestub teine kord või kolmas kord. Kui on tahe, siis kõike saab, sest konkursid on meil tõepoolest üsna kõrged, et enamus kahjuks peavad välja jääma, aga nii ongi, et kui juba mitu korda on proovitud, siis see on juba näitab motivatsiooni. Ja siis sa saadki ühelt maalt, küll üks kord ikka saad. Aga tuleb lihtsalt ära teha, et see kahju on see, et kui tekib tahe ja ei proovi, tuleb proovida. Ja kukutki esimene kord ei saa ja teine kord kolmes ära anna alla. See on kindlasti, et palun ära anna. Kui väga tõmbab, siis tuleb tulla lihtsalt, aga muud varianti ei ole. Nii, et aga siin koha peal ma võtaks siis kokku ja sooviks tulevastele kolleegidele ja Mereli Mill ja Kaarel Lapmaale jõudu, jaksu, teravat mõtlemist ja kriitilist meelt ja olge tublid ja õppige
ja saage seda, mida te soovite saata. aitäh! suur aitäh ja see täpselt sama teilegi, et kui te ei õpi seda sama asja, siis te õpite elus kindlasti kõike midagi muud ka, et kindlasti edu teile ka. Just. Aitäh ja Aitäh. tänases podcastis siis olid Tallinna Tervisehoiu Kõrgkooli üliõpilased Merili Mill ja Kaarel Lappmaa ning saatejuhtideks olid Tallinna Tervisehoiu Kõrgkooli õendusõppetooli juhataja Kristi Puusepp ja mina, Aleksei Kaidenka, õppejõud ning Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusjuht. Aitäh kuulamast!